Paraku on reaalsus see, et kui peaaegu kõik lääne inimesed teavad Auschwitzi, siis peaaegu mitte keegi ei ole midagi kuulnud kunagi Gulagist. Üks hiljutine Rootsi kooliõpilaste hulgas tehtud küsitlus näitas just nimelt täpselt seda, et 95% õpilastest oli kuulnud Auschwitzist ja 90% polnud kunagi kuulnud mitte midagi Gulagist. Ja üldse tundub, et Nõukogude režiimi põhjustatud kannatusi peetakse kuidagi teisejärguliseks. Seda suhtumist tuleb kindlasti muuta ja võib-olla kõige raskem on seda teha Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis, sest siin on mõned parteid, kellel on kommunistlik minevik ja nad tajuvad seda rünnakuna iseenda vastu, mitte ajaloo kuritegude vastu. Aga seda olulisem on just nimelt seda selgitustööd siin selles fraktsioonis teha. Ma mäletan samasisulisi vaidlusi Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee ajast, kui olin seal Eesti delegatsiooni liikmena. Siis tõsi küll ikkagi selle hukkamõistuni lõpuks jõuti ja seda suuresti tänu nende riikide saadikutele, kellel oli olemas see Nõukogude režiimi kogemus. Ma olen sügavalt veendunud, et seda peab tegema ka Euroopa Liit, kes väga palju räägib oma väärtustest. Kui ta võtab oma väärtusi tõsiselt, siis ta peab ka oma minevikku, oma riikide, sinna liitu kuuluvate riikide minevikku suhtuma lähtudes nendest samadest väärtustest. See ei ole ajaloo ümberkirjutamine, nagu paljud selle teema kriitikud on öelnud, see on ajaloolise tõe jalule seadmine.